No nii, näeme, et juba otse tele-eetris üritatakse teiste kanalite sarju üle osta ja võin öelda Mardile nii palju, et olen telekas naist mänginud küll. Aga nüüd võib-olla isegi rohkem kui meeste rolle. Ma pööran ennast kuidagi nii pidi. Mul on siin järgmine intervjueeritav. Selleks on härra Priit Pius. Tema veetlev kaaslane Maiken. Tere õhtust! Issand jumal. Sina siin. Tere õhtust! Tere. Tere. Priit, sinu filmirollid 1944, Eia jõulud tondikakul, 2 täiesti erinevat žanrit. Erinevad žanrid need tõesti on, jah? Sa oled tähelepanelik? Ma olen tähelepanelik. Küsimus on, mis žanrites filme ise kõige rohkem vaatad, naudid, austad? No ma arvan, mul selliseid žanri eelistusi ei ole, et pigem see ikkagi eelkõige sõltub sisust. Aga ma lihtsalt olen praegu kogu aeg valmis, et sa tahad mingit nalja ilmselt tõmmata. Ei no, ma võib-olla ütleks ka, et sisu on jah põhiline, et õnnestus ka ühes tummises loos eelmine aasta mängida, et Normani elu hammasratastel filmis, mis oli tehtud ansamblist Respekt, et annab keevitada küll ja et valdav enamus ei ole võib-olla seda näinud, aga eks see oligi rohkem gurmee asi. Nii ta oli. Aitäh, Kait, see oli tõeline crème brûlée. Priit, aga kui võib-olla oskad meile saladuse loori kergitada, tead, võid, mida uut on tulemas filmimaastik? Noh, uusi asju ei ole. Paraku tulemas ka. Sinul ma tean, nüüd kuulsin, et on ilmselt üks roll soolas. Loodan, et... No, ma võib-olla siis ise arendan ka paari asja, et sinul oleks ka kindlasti rolli seal, et vaatasin, et just neid olemasolevaid hitte võiks edasi arendada, mis praegu nii-öelda müüvad nagu loomad, et Eia võib-olla ka võiks teha ajahüppe, mõtlesin 10 aastat edasi Eia jaanipäev Vasseliinas, et see läheks kindlasti peale. Muidugi hea nimi Eia, et ei või jaa, et otsusta ära, et see on nagu võta või jäta, millest saaks ka edasi arendada, et mõtlesin, et Sagor võiks saada kolmikud, astub sama reha otsa, aga naine laseb jälle jalga, et nüüd on kolmikutega. Et ühesõnaga annab teha küll. Suurepärane, aitäh, Kait. Priit, ikkagi lähen küsimustega edasi. Maiken, sinu kaunis daam, tegi veetleva rolli Krõõda, siis Krõõdana filmis Tõde õigus. Kõik, ma arvan, filmivaatajad kindlasti elasid väga tugevalt kaasa. Ütle, kas oli sul nagu märksa keerulisem seda filmi vaadata, kui Maiken seda Krõõta mängis? No ma arvan, et see on ikka väga kurb, et noh, isegi mina nutsin, et ma kujutan ette, kui oma naine veel, et ega Priit ka kivist ei ole ju. Ei ole ju? Ei ole. Sa ei ole ka kivist, et Priit on ka, et... Aga ma mõtlesin, et kui Krõõt oleks nagu minu naine, ma oleks teda palju paremini, mitte Maikenit nüüd, et see... Ma rohkem ei sega. Aitäh, Priit, ikkagi lähme siis võib-olla viimase küsimuse juurde. Intervjuu jookseb praegu väga ladusalt. Küsimus... Tuleks viimast korda tõesti, tuleks tagasi selle esimese teema juurde, et tõesti saaks arendada edasi neid olemasolevaid filme. Ma vaatasin, et just Seltsimees laps läks õite põnevaks, kui ema rongi pealt tuli, et mõtlesin, et kas ta on Daisy kloon, zombi, et sealt annaks edasi teha ja Felti ma nägin, et ma peol talle proovin pakkuda, et läheks Gruusiasse tagasi, teeks mandariinidele järje apelsiinid, siuke romantiline mõrvamüsteerium, et siuke hoopis teine lugu, et või siis kokkutulek on populaarne, suguvõsa kokkutulek 1, 2, 3, 4, 5, et on juba ja no, kui juba siin olen filmiinimesed koos, Tanel ka, Toom on ka siin reas, näed, et siis mul on mõned sünopsised kaasas, et ma kiirelt võib-olla pigem mitte no. Sõltub kui kiiresti. No ma valin suvaliselt ühe välja võib-olla siis ongi Toomile ka vastlik, et pool tõde ja natuke õigus. Millest räägib film Pool tõde natuke õigus? See nüüd hakkas huvitav, praegu intervjuu läks põhita panema. See on ühe karjäärilugu, et põrkasin Vakraga kokku tänava peal, et ei, mitte Vakrast ei räägi see karjäärilugu, et kellest siis? Et see on ühest mehest, kes praegu elab Ameerikas, et käib Eestis vahepeal juhib saateid, aga lugu keskendub sellele, kui ta oli nagu ühe andekas kitarrist, ühes bändis jõi ja siis jättis joomise maha, et see kõlab nagu Musta pari näkku. Ma küsisin ka Vakra käest, aga tema ütles, et ei, tema kirjutas selle ennem ja et tuleb välja, et hoopis Mihkel Raud unustas viidata Vakrale oma raamatus. No, see intervjuu võttis higiseks praegu.
aitäh, Priit, selle intervjuu eest. Ma ütleks aitäh, Kait. Super, jätka. Võib-olla peaks rohkem sahtlisse kirjutama, Kait. Aga läheme edasi järgmise kategooria juurde.